Tervist, lugupeetud entusiast televisiooni vaataja! Alustame tänase jututoa saatega. Mina olen Eesti Nõidade Liidu Elva Nõid. Elva Nõia jõud ja tiitel tulevad Eesti Nõidade Liidu poolt. Ja helistada saate telefoni numbril 15182. Helistama võite hakata juba kohe. Ja Elva Nõid vastab teie kõikides küsimustes kõnedele. Tekst to jäimgi ja nii edasi tekst. Iga kord, kui oli kord üks mees, osa on ju likvideeritu jäimgi ju. Ammugi jäimgi ju, kuid leidub ju kõikjalgi ja nii edasi rahvast. Ja nemadki siin ei teadnudki ju, et kohe alguseks telepublikule asetamine Alfa Riegel sisemusse ravi eesmärgil 00 nüüd. Alfa Riegel on haldjate ülitäht. Ja see on kogu saate aja. Saate ravisid. Ja lisaks veel telepublikule gripiravi 00 nüüd. Gripp on jälle levimas ja veel rohkem kui ennem. Gripilaine suur on tulemas veel. Ja COVID järelravi publikule 00 nüüd. Ja COVID on tõsine asi, nii et kui keegi soovib ennast aidata, siis ikka veel, et vaktsiinid on saadaval. Gripivaktsiin ja COVID-vaktsiin, neid saab mõlemad korraga teha, ise saate küsida. Kuid ikka tuleb teada, et kui keegi peab vaktsiini kahjulikuks ja ohtlikuks, siis ei tasu teha, muidu sellest on abi. 00 nüüd. Hallo! Tere hommikust! Tervist! Mul on üks soov, et täna hommikul ärkasin üles, et muidugi enne ma olen ka tundnud, aga et parema käe sõrmed on kuidagi kanged, et kas on liigestes? Nii. Liigesed ei talu haigusi, mis on ka külma tõttu ja siis töö tõttu, et see läheb järjest raskemaks. Arvestavad, et tööd tuleb juurde, et tööd tuleb teha veel rohkem kui ennem. No see 2 nädalat on jah rohkem tehtud küll, aga järgmine nädal ei tule. Ja siis ilmastik on ka, jah. Siis ilmastik on ebanormaalselt soe lausa, ebaharilikult. Nii et ilmastiku suhtes on hästi veel, kuid sõrmed saavad tugevamaks, et ravi 00 nüüd. Ja see läheb üle. Et tegelikult sõrmed on harjumas tööga, tegite rohkem tööd ja tegelikult ootavad, et rohkem tööd, sellest on kasu, siis nad valmistavad ennast, et nad jaksaksid tugevamad olla. Veel ravi juurde 00 nüüd. Siis võiks üldse liigestele teha ka veel ravi. Mul on seal puusaliigesed. Ja ma tahtsin küsida, et ma ei tea nüüd, kas seda luud nüüd õieti sääreluu pealt on vahest on selline valu, et ei saaks nagu jala peale lihas või ongi luuvalu? Või tuleb see polvedest? See on, et liigestes on valu, siis see kiirgab sealt edasi, et lihased lähevad ka pingesse, siis hakkavad lihased valutama, luustik ka valutab
et valude likvideerimine valuravi võiks ka teha. ja veel ravisid 00 nüüd. Kui te ükskord tegite, ma sain hästi hingata, kohe tuli kirgus peale. Juurde veel valu vastu ravi 00 nüüd. Ja kui paistab niimoodi, et on järjest ikkagi raskusi, et tuleb üks asi saab korda, jälle tuleb mingisugune uus raskus, uus haigus, valutama hakkab jälle, miski ründab, siis mida veel, et teile see vana aura, mis teil praegu on, neid tõstab ära selle 00 nüüd. Kuidagi tuligi mul eile nagu aura puhastust ja aura ravi, et puhastatud on, seda on tehtud. Nüüd hoopis uut aurat oleks teile pakkuda, nii et uus aura teile 00 nüüd. Jaa, soovin. Muidu see vana aura puhastada seda, aga siis see ei pea vastu ikka jälle, sest sellisena on elatud niimoodi, see on olnud, nii olete selle auraga hakkama saanud praeguseni. Nüüd oleks paremat aurat tarvis, et haigused ei pääseks juurde. Jah. 00 nüüd. Ja siis parem aura, uus aura 00 nüüd. Tänud. Ja. Algus 00 nüüd. Ja veel ravisid, üldravisid 00 nüüd. Tänud. Ja, siis enesetunne ka muutub, siis on hoopis meeldivam olla. Jaa. Sest uus aura on teil nüüd. Ma tänan. Ja, kas veel midagi? Mu silmad üle eile ma koristades, mul läks see kemikaali vähekene küll silma, ma sain puhtaks, aga ikkagi kas ta sai liiga tehtud või ei saanud? See natukene hägustab, siis see läheb mööda. Et silmade puhastus 00 nüüd. Ka silmade detoks 00 nüüd. Ja, see läheb mööda. Läheb korda, ei ole vaja muretseda. No, tänaseks kõik, ma tänan teid ja kõike head teile. Tänan, kõike head teile ka. Ka teated, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 22. novembril Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12. 27. novembril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12. Ja Jututoa saates näete juba jälle homme hommikul 15. novembril kell 7 Elva Nõida. Ma vaatasin, et mul on graafikus vaba aega. Seetõttu on mitu saadet sel nädalal järjest. Ja juba esmaspäeva hommikul ka 17. novembril Elva Nõid Jututoa saates kell 7. Homme küll on laupäev, kuid mis sa ikka magad, tule üles. Hea võimalus midagi huvitavat teha, head päeva alustada. Saab ravisid. Kuulete midagi huvitavat. Saate teada midagi. Mees, kes ei teadnudki ju, et kui rahvas otsib rahu, oleks vaja teada rahu kohta, et kus on rahu Eestis säilinud. Et töökohal ei ole rahu. Seda pole ka isegi otsitud ja kui seda on olnud, siis see on rikutud. Siis ka isegi mõeldakse puhkuse peale, puhkusel saab rahu, seal ka seda ei ole. Puhata ei saa, ei osata, seal ka tuleb tüli, ei ole rahusituatsiooni. Tänaval
seal käib sagimine, jooksmine, tormamine. Ei ole ka rahu. Ei tea, mida oodata nendelt teistelt inimestelt, mis nad järgmiseks teevad. Rahu on ära rikutud, ära võetud. Siis jääb üle veel kodu. Et kodus on veel rahu säilinud inimestel. Sedagi vähe, et rahu juurde. 00 nüüd. Rahu võetakse ära. Et siis see inimene, kes ei saagi rahu, kui tal ei olegi ühtegi kohta, kus rahu oleks, siis ta ei oska elada, ta ei tea, kus ta saab üldse elada. Et tal ei ole kohta, kus elada, tal ei ole kohta, kus rahulikult olla, kus rahu oleks. Likvideerimine. Ja veel rahu juurde. Ja helistada võite ikka. See nõia juttu ei sega, ma räägin pärast edasi. Ja veelgi, et teated kodulehel www.eestinõidadeliit.ee, seal on konverentside kohta ja nõiaasutuse tegevuste kohta teated ja lisaks Nõia televisioon, sinnagi on lisandunud uusi saateid. Juba eile õhtul olid jälle uued saated. See on ööpäev läbi näitamisel. Ja veel telepublikule. See osa, mis on nüüd asetamine, mis oli saate alguses Alfa Riegel sisemusse, et see on näha nii 00 nüüd. Ja see on ravi eesmärgil, ravi seal, et on nii 00 nüüd. Ja see on haldjate ülitäht. Sellest on palju kasu televaatajale edaspidigi. Ja siis veel gripiravi 00 nüüd. Ja COVID järelravi 00 nüüd. Et COVID on ikka kõvasti levinud, isegi kui sellest ei räägita. COVID järelravi, see mõjub kõvasti. Tähendab, rahvale on tarvis seda. Neil on olnud COVID ja tagantjärgi vaja ravida. 00 nüüd. Ka võite helistada ikka. Telefoni number 15182. Veel, kui mõelda, rahvas mõtleb, kus kohas saaks rahu, siis mõeldakse, et oleks loodus, et Eestis on palju loodust, minna loodusesse. See läheb ka jällegi puhkuse alla, kui keegi suudab niimoodi, oskab looduses käia, et seal oleks tal rahu. Seda on harva. Kui ta üksinda läheb metsa jalutama, siis ehk on võimalust. Muidu see jääb ikka kodu raamesse.
kui ta mõtleb, et ta läheb piknikule, läheb puhkusele teistega koos, lähme metsa matkale, loodusesse matkale, siis jällegi ei tea, mis seal saama hakkab. Kas see seltskond läheb tülli omavahel või ei ole nõus, üks tahab ühte, teine tahab teist ja siis ei olegi juba jälle rahu. Et rahu juurde. Hallo? Tervist. Tervist. Mina palun liigestele ravi. Jaa, liigeste ravi 00 nüüd. Liigeste põletik, liigeste kulumine ka. Ja jalgadesse ulatab ka liigeste valu, mis liigub ringi. Seetõttu tundub, et see ühes kohas on, aga siis on mujalle ka tunda, et see ei püsi paigal. Likvideerimine. Ega liigeste põletiku ravi 00 nüüd. Teilegi te sooviksite ka paremaks, et oleks uut aurat teile, et neid tõstab ära vana aura 00 nüüd. Ja uus aura algus 00 nüüd. Siis ka osa vaevusi, osa haigusi ei ulatagi, ei tulegi teieni. Ka see, mis oli liigestes tunda valudena ja haigustena, et seegi läheb ära 00 nüüd. Ja peale just niimoodi. Pearavi 00 nüüd. Mis veel on? Peaseis. Ajule, ajupõletikku on, aju ei tööta nagu vaja. Aju detoks algus 00 nüüd. Sest mürke on. Et aju detoks, see mõjub kõvasti teile. Et puhastada 00 nüüd. Detoks ikka. Ja siis ajuravi 00 nüüd. Lisaks, mis on veel? Ummistused, mis on pea sees, ajus, veresoonte ummistused. Likvideerimine. Ja ajuveresoonte ravi 00 nüüd. Ja ajuravi rohki EMG 00 nüüd. Osa sellist, mis peast tundub, et on tuim muidu ja ehk on isegi valu põhjustav, see on selle tõttu, et veresooned, mis on ummistunud. Ka valude likvideerimine. Ja veel ajus hüpofüüsi ravi 00 nüüd. Palun unele, et paremad tund oleks, et öösel üles ei ärkaks. Ja parema tund juurde 00 nüüd. Und juurde. Ja ravi, uneravi 00 nüüd. Tänan. Ja. Ma küsiks, kas mul needusi ka peal on, kui on siis parus ära.
vanaaegne, et kade naaber, kes on jätnud teile mälestuse, et te ei ole väärt, et töö, mis te teete, see ei ole väärt. Teha väärtusetuks teid, enesetunne teile. See küll on needus ja valesti teile öeldud likvideerimine. Ja parandusi ka 00 nüüd. Et jah, nõiutud vett soovite. Ja nõiutud vesi 00 nüüd. Harry Potteri efekti ja kompleks, mis hävitab elu, ravi jätku. Ja Harry Potteri efekti ravi juurde 00 nüüd. Ja kompleks, mis hävitab elu, ravi juurde 00 nüüd. Ja sellega kõik teile. Tänan, nägemist. Mees, kes ei teadnudki ju, et Nõid selgitab veel, et siinsamas Eesti lähedal ka tuumaprogrammid on tegemisel, et Rootsis tuumaprogramm, Soomel, nende enda oma, Lätis on väljatöötamisel, tegemisel tuumaprogramm. Ja tuumakatsetused maailmas, nad mõtlevad, mis sellest saab, need on algamas. Ja tuumasõjadki on algamas. Seetõttu läheb tarvis teada, mis need kiirgused tähendavad. Vaadata neid nimekirju, siivertid ja mikrosiivertid ja mis see tähendab ja millal see ohtlik on. Lisaks dosimeetriga saab neid mõõta. Kui keegi soovib osta, võib Hiinast tellida. Seal on see kordades soodsam kui Eestist. Lihtne on Hiinast tellida endale, kui keegi soovib. Siis läheb tarvis teada neid. Mõõtkavadega tutvuda. Millal see hakkab ohtlikuks muutuma. Ja lisaks seda läheb tarvis, miks seda dosimeetrit läheks tarvis, sest see sõltub ju asukohast, astute ühe sammu, see kiirgus on hoopis teine kohe. Nii et see muutub kohe, ka teie oma toas kodus, kui äkitselt on see ebamääraselt kõrge, siis tuleb vaadata, kus kohas see on. Et seal, kus see on liiga kõrge, sealt kohast ära minna kohe, mitte jääda ootama, istuma, et ei tea, mis see on. Miks on imelik tunne, miks hakkab halb. Ja lisaks looduses ka maastikul lähete astute kuskil ühes kohas, äkitselt on kiirgus kõrge, siis ei tasu sinna jääda seisma ju. Kuid kõige tähtsam on ikkagi enda kodus. Kas kuskil ühes kohas on liiga kõrge kiirgus või mõnes toas. Seda on lihtne siis kontrollida. Ka võite helistada ikka. Ja veelgi teated ka. Järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 22. novembril Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 27. novembril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12. Ja Jututoa saates näete juba homme hommikul kell 7 Elva Nõida. Laupäev küll on, kuid kell 7 hommikul, mis sul ikka teha on muud? Mis sa ikka magad? Vaata Jututoa saadet
saab ilus päev, saab ravisid. Hallo? Tere hommikust! Tervist! Ma paluks ravi jalgadele. Nii, jalgadele ravi 00 nüüd. Jalad keelduvad minemast kohtadesse, kus tundub, et see käib üle jõu. Ka niimoodi, et mõtlete, et sooviks minna jalutama, ei tea, kas ma jaksan. Siis hakkab hoopis valutama juba ette, et ma siis ei lähe parem. Need nagu labajalad likvideerimine. töös, et nagu voodi lähed, nii hakkavad õhkama. Nii. Siis tundub, et sellises asendis nad võiksid ka hakata päeval püsti seistes või istudes. Öösel on seda rohkem tunda. Öösel hakkab see peale suruma ja likvideerimine ja jalgade ravi 00 nüüd. Miski on ära rikkunud, et jalad ei saa säilida normaalselt. Et jalgade ümber on ka sealt must ja jalgade ümber on haigused, likvideerimine. Et teilegi oleks tarvis uut aurat. Et vana aura ära 00 nüüd. Ja uus aura teile 00 nüüd algus. Siis näete, et see ulatab üleni ju ja jalgades ka muutub siis 00 nüüd. Ja siis jalad paranevad kohe kiiresti. Ja haigused, mis jalgade juures olid, need ei pääse juurde 00 nüüd. Ja veel jalgade ravigi 00 nüüd. Ja ka üldravi 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Ma tahaks küsida, et mul on täna üks ettevõtmine, et kuidas mul läheb, et ma igal päev korda. Nii. Et seal läheb hästi, see, mis te teete, see on teil teada. Et juurde 00 nüüd. Takistused, mis on, äkki ma ei tea piisavalt, mis teised inimesed teevad, takistused, mis on ümberringi, see teadmatus ja hirm, mis on seal teie ümber selle situatsiooniga seoses, see takistab küll, kuid see on üleliigne, et likvideerimine. Lisaks hirmu eemale. Ja hirmust eemale. Ja siis see situatsioon, see läheb korda. Õnnestub teil. Ei ole vaja muretseda. Aitäh teile ja suur tänu. Ja, kõike head. Eestis rahu säilimine
seda ei saa niimoodi ju säilitada, et see oleks kuidagi politseiga tagatud. Politsei teeb oma tööd. Ja lisaks, kui töökohtadel ei ole rahu, siis ega sinna politsei ei sekku. Hallo? Tere hommikut! Tervist! Ma soovin, et täna tundub see ikka veel nonsense, et pean siit majast ära minema ja allkirja andma ja õde vaatab kuulutusi. Küll on, majake aiaga või korter. Mida te näete või arvate? Kuhu te sooviksite minna? Jah, et kas see tulevik on koos õega näiteks? Tema kardab kõiki olla ja... Nii. Koos õega, siis te sooviksite... Teil oleks koos ikkagi võimalus küll. Koos saate paremini hakkama. Aga kas see on näiteks majake? Nii et koos te sooviksite... Ja, teile endale ka meeldiks aed. Et teile mõlemale meeldib aed, väike maja aiaga. Korter ka sobib. Kui korteri juures ka on väike aed, see ka sobib. See on nüüd kindel suund, et siit tuleb ühel päeval lahkuda. Jah, sest et... Täna tundub nii nonsense. Siis te ise ka soovite, et oleks korralik, et ei peaks muretsema, kas ma saan jääda siia, kas ma saan olla siin, et isegi kui kodus ei ole, siis rahu niimoodi. Seepärast on olukorrad muutumisel teie enda ümber ja teie enda kodus. Ma tänan. Ja siis see hea ja juurde 00 nüüd. Tugevam ja ikka see peakene, kes ülearu mõtleb kõiki asju. Nii, see oli teile, jah? Jah. Nii. Siis pearavi 00 nüüd. Ajuravi 00 nüüd. Kui aju ei tööta, mees, kes ei teadnudki ju, et pea see võib olla mõtteid täis. Need mõtted tulevad, kuid kui aju ei tööta, siis tundub, et muud ei saagi, kui ainult need mõtted. Ja et aju detoks 00 nüüd. Ka mõeldakse jah, et on pea mõtteid täis. See on igasugust mürke täis, mis ka mõtlevad ja on kuulda mõtetena ka veel. Ja ei saa aru, mis nendest on üldse enda mõtted või mis on normaalne ja mis on mürk, mis on pea sees, aju sees. Kui minevikku keerutan või õde tahaks ringi teha. Nii. Veel ka aju hüpofüüsi ravi 00 nüüd. Kui soovite ümber teha, siis sellekski läheb tarvis aju, et aju teaks ja juhendaks, mida teha. Et see paremaks läheks 00 nüüd. Algus. Ja veel teile ka uus aura, vana aura ära 00 nüüd. Ja uus aura 00 nüüd algus. Siis tuleb ka hoopis paremaid mõtteid. Ka need negatiivsed mõtted, mis tulid ennem juurde aura tõttu, sest need said juurde, nüüd ei saa niimoodi enam 00 nüüd.
isegi kui ümberringi on. Ja. Nõiutud vesi 00 nüüd. Kas mul ka needused juures on? Teil on töö juurest on vihast inimest, kes on vihane. Vihane ta on kõikide peale, teie peale on olnud ka vihane, mitte ainult isiklikult, vaid et mis asja te käite siia, mis asi te olete selline, mis asja te tahate siit neednud ära. See on sellest pikaajalisest töökohast, kus ma 20 aastat... Ja pikaajalisest töökohast, jah. Et see on kestnud läbi aastate seal likvideerimine. Et näete siis, et see on siiamaani olnud niimoodi, et isegi kodus ka see ei saa rahulikult olla, sest tuleb mõte, et mis asja ma käin siin ja mis asja ma lähen ja kuhu ma peaks üldse minema. Kas ma pean ära kolima siit või kas ma pean uue töökoha leidma. Isegi leiate uue töökoha, ikka tuleb see, sest needus see on, et mis asja ma käin siin, mis asja ma lähen sinna. Likvideerimine. Ja veel. See oli ka nagu kummaline, et kui ma olin abielus ämm ja mees, et töö juures olid sama energeetikaga naised. Nii. Ja veel üldravi 00 nüüd. Ja sellele paremale puusale tugevdust. Nii. Puusaravi 00 nüüd. Osa asju, mis on, need paranevad puusas ka nüüd uue aura tõttu. Lisaks, kas nad puusa sees on, need tunda kiirgavad puusa juba eemalt. Üldhaiguste ravi 00 nüüd. No olgu, ma tänan teid. Ja, hästi. Kõik ilusad. Ja päeva. Nägemist. Mees, kes ei teadnudki ju, et telepublikule ikka veel ravid. Gripiravi 00 nüüd juurde. Ja COVID järelravi 00 nüüd juurde. Hallo? Tere. Tervist. Tere hommikut. Poisil on kõrvavalu. Kellega on, kas saab teie ravi? Ja. Pea võiks olla paremas seisus, tähendab aju küsimus. Ajuravi oleks talle kasulik, et pea hakkab sügelema, seepärast et ei tea, mille jaoks pea on. Aju isegi ei tööta vastavalt, et ta teataks, mille jaoks pea on. Ei saa õppida ka rahulikult. Likvideerimine. Ravi 00 nüüd. Ta on väga arg on, kas julgust talle juurde saab? Ja seegi on alguseks ka aju küsimus, et kui aju ei julge, aju ei hakka tegemagi, sest kardab, et aju detoks 00 nüüd.
Seda läheb talle tarvis kõvasti. 00 nüüd. Ja ajuravi 00 nüüd. Nii et ei ole see füüsiliselt, et kas ta füüsiliselt ei julge, et peaks tugevamaks saama. Ajus on see, et aju ei julge. Aju seab piirid ja takistused, et ei hakka, ei lähe, ei ütle. Ma ei tee. Nii et veel ajuravi 00 nüüd. Ka hüpofüüsi ravi 00 nüüd. Tal on täna arstivisiit, kuidas ta see läheb? Talle öeldakse mingisugune diagnoos ka, siis öeldakse, et tule uuesti. Et proovitakse midagi mõõta. Ei ole midagi sellist tõsist talle seal öelda. Öeldakse, et tulge veel uuesti. Ja siis ka mingisugused, mis seal on hirmud ja mõtted ja lisaks, et haiglasse minek, seegi juba on ehmatav ja kartus selle ees ja takistused. Likvideerimine. Et see juba sai ajuravi ja näete, tal paraneb see olukord. Et see ravi jääb kestma 00 nüüd. Ja aju detoks ka jääb kestma 00 nüüd. Ja siis see paraneb tal küll. Mis omale sooviks? Pea kohiseb kõrvad. Mõnikord on tugevam, mõnikord on nõrgem. Nii. Kohiseb kõrvas. Teilegi võiks aju detoksid 00 nüüd. Vahel kohiseb selle tõttu, et paremaks läheb, ka tervis paraneb, saate ravi, siis ka äkitselt kohiseb kõrvus. Ja osa on sellest, et pea sees on mürgid. Siis ei ole teile aru saada, mis asi see seal liigub või teeb. Või kas see on kuulda kõrvadest või aju seest hoopis. Et ajuravi 00 nüüd. Ja ka kõrvade ravi 00 nüüd. Nii et see kohin, see tuleb pea seest. Et ravi 00 nüüd. Ja ei ole vaja muretseda, siis kui läheb paremaks, tervis paraneb. Siis ka kõrvust kohiseb. Võib isegi olla nii, et kõrvad lähevad lukku, tundub. Või hakkavad vilisema, läheb paremaks hoopis. 00 nüüd. Ravi juurde 00 nüüd. No, niimoodi teil, kas soovite veel midagi? Uut aurat sooviksite teie ka? Piisab, selge. Nägemist. Ja teated veel, Eesti Nõidade Liidu konverents järgmine toimub 22. novembril Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 27. novembril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12. Ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Sinna on uusi asju lisandunud, ka pilte ja ka Nõia televisioon on täienenud uute saadetega jällegi. Hallo? Tere hommikust! Tervist! Ma tõksid ravi parandada põlvele uuesti. Jah.
nii et kas see võib olla, et mul on protees, et kas see on altpoolt põlve loksuma hakanud? nii, no põlveravi 00 nüüd. Kas protees loksub? Ta ennem ka natukene liikus, et protees on ikkagi paigal seal. See vast teile öeldi ka seda, et see hakkab loksuma aastatega. Ei öeldudki. Proovitakse, kuidas see läheb. Seegi on jah, et mida saab põlveravi 00 nüüd. Et mida ma teha saaksin, kas peaksin arsti juurde pöörduma? Nii, no kui see otse teile niimoodi häda ei põhjusta, et saate hakkama, siis võib proovida niimoodi ravida, et ka valude likvideerimine. Sest ega arst ka, ega tema valu vastu need ei ole midagi teha. Opereerida, proovida, kas läheb õnneks. Võiks hoopis proovida ilma operatsiooni sekkumiseta. Et veel ravisid juurde 00 nüüd. Jah. Kas lümfipuhastust oleks ka vaja teha? Nii, lümfi detoks 00 nüüd. Jaa. Ja kas auraravi on ka vaja teha? Auraravi, parem hoopis puhuta aurat, siis see saab hoopis parem. Et vana aura ära 00 nüüd. Ja uus aura algus 00 nüüd. Ja siis ma paluksin veelaadi. Nii, et uus aura tuleb, siis paraneb üldiselt ka üleni ja nõiutud vesi teile 00 nüüd. Nõiutud vesi, vabandust. Ja, nüüd on tehtud. Ja, suur tänu teile. Ja. Kena päeva jätku. Kena päeva. Veelgi, et kui publik soovib midagi, millest neile on kasu ja mida läheb tarvis edaspidi, et dosimeetrit, ma ei ütle, et te peate ostma, kuid juhul kui mõtlete, siis vähemalt ennem võiks tutvuda nende asjadega, ka nende skaaladega, milles neid mõõdetakse ja millal see on normaalne, see kiirgus. Ja mis see siin Eestis on? Ja lisaks Hiinast saate tellida soodsa hinnaga, kui keegi soovib dosimeetrit. Hallo? Tervist! Mina paluksin abi oma peale. Ma magan nii halvasti. Nii halva tulenevalt paari tunni tagant olen muidugi üleval. Ehk saaksite aidata? Ja teil on haigusi seal juures. Et see haiguste foon, mis on, see ei lase niikuinii magada, et teile oleks hoopis uus aura, et vana aura ära 00 nüüd. Ja uus aura 00 nüüd. Ja siis üldravi 00 nüüd.
Ajus ei ole ka isegi kohta une jaoks, et saaks magada. Ravi 00 nüüd. Ja uneravi 00 nüüd. Ja ajuravi 00 nüüd. Aju veresoonte ravi 00 nüüd. Ka hüpofüüsi ravi 00 nüüd. Ja aju detoks 00 nüüd. Siis sellest saab hea kogus kokku. 00 nüüd. Ja nüüd see paraneb küll teil. See on küll tore. Ja. Aga siis on vaja ravi selle jalgadega. Jalgad? Kõik oli äkki üks puu võib-olla isegi paar kuud tagasi hakkas niimoodi, et alt jalast hakkab pihta kuni üles kumiveni välja on niivõrd valus ja ei saa kohe astuda vahepeal. Mis see nüüd lahti on ja mina ju ei jaga seda. Ja. Närvivalu on, luustiku sees on valu. Lihastes on valu. Et valude likvideerimine. Ega närvimine ka üldse ei laita. Nii et ravime 00 nüüd. Närvide ravi 00 nüüd. Ja luustiku ravi 00 nüüd. Ja lihaste ravi 00 nüüd. Ja veel liigeste ravi 00 nüüd. Ja vere detoks 00 nüüd. Ja nüüd paraneb küll. Oi, see on hea. Ja. Mulle tõesti on hea. Lihtsalt magamisega oli ka kõike hullem. Ja. Veel und juurde. Tulevad ja nii halvad unenäod kogu aeg. No see pole puhkamine ju. Nii, unenäod, need näitavad seda, mis on tulemas. Et ega see, mis te unes näete, seda oleks tarvis teil vaadata siis unenäo seletajast. Mis see sümbol tähendab, unesümbol, mis te nägite? No siin palju pole seoksed ja mida meeldi, et need on nii läbi elatud ikka kordab seda halvemaid asju, no mis on seda Ja lisaks on ka haigused, mis näitab, et haigus muudkui kestab. Raskustunded, haigused, mis tulevad, ei lähegi mööda. Ja nüüd on uus aura, nüüd see paraneb 00 nüüd. Ja, nii et läheb paremaks kõvasti 00 nüüd. Ma olen küll tänulik. Ja, kas veel midagi? Siis ma tahan küsida tüki kohta ühte asja. Nii. Temal on tihti õhteti jalad tulitavad, mis sellega aitab teha. Tulitavad ei saa magama jääda. Põletikku on keha sisemuses, jalgades, lihastes, liigestes, ka peas. Et põletikude likvideerimine ja põletikude ravi 00 nüüd. Ja ka jalgade ravi 00 nüüd. Kas seda on loota, et ta saab seda paremaks ka? Ja parandame 00 nüüd. Mida temale saaks veel ka aju detoks 00 nüüd.
ja veel aju-veresoonte ravi 00 nüüd. Ja kas soovite veel midagi? Et paraneb see küll. Ka hüpofüüsiravi 00 nüüd. Kas soovite veel midagi? Nii, kas veel midagi soovite? Rääkige. Mul vahe küll läks telefon nii mustaks, ma mõtlesin, et... Ei, on küll kuulda teid. Arvan, et siis peaks ju viisama tänaseks rõist. Hästi. Väga suur tänu teile. Ja, kõike head. Kõike head. Ja veel teated, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 22. novembril Tartus VSPA konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 27. novembril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12 ja Jututoa saates juba homme hommikul 15. november kell 7 hommikul näete Elva Nõida ja ka 17. novembril esmaspäeva hommikul kell 7 on Elva Nõid Jututoa saates ja 19. november on Tallinna Nõid kell 7 hommikul Jututoa saates ja 20. novembril kell 10:45 algusega saates on Lõuna-Eesti Nõid ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee ja telepublikule ikka veel ravid, mis olid öeldud, gripiravi 00 nüüd juurde ja COVID järelravi juurde 00 nüüd. Nii, hallo? Tervist! Paluks praegusele terviseseisundile veel lisaravi. Nii, ravi juurde 00 nüüd. Ja verepuhastust. Nii, veredetoks 00 nüüd. Ka lümfidetoks 00 nüüd. Aga teile ka võiks uue aura hoopis pakkuda. Ka soovin. Nii, vana aura ära. Uus aura 00 nüüd. Ja teilegi ajudetoks 00 nüüd. Ja. Nii, kas sellega kõik? Ja, tänu teile. Ja, kõike head. Nägemist. Ja sellega tänaseks kõik. Ilusat päeva ja näeme juba homme hommikul kell 7 Entusiast televisioonis. Kõike head!